Mina olen Siim Amman, mina olen Saku Suurhalli tegevjuht ja kunagine ürituste juht, ehk siis Saku Suurhallis piletilevi ja kõige muuga igasugustest erinevatest nurkadest kokku puutunud. Et piletimüügiplaan kui selline ei ole niivõrd lihtne, et paneme nüüd müüki ja las läheb, et tegelikult kogu saal ja loogika, kui sul on eriti niivõrd suur saal nagu Saku Suurhall, tuleb läbi mõelda, missuguse hinnaga, kas või millal see hind peaks muutuma. Väga hea näitena olid kunagi muusikaauhinnad, oli üks diagonaali peal olev sektor, see läks ilusti müüki. Aga keegi meist tähele ei pannud, et saalis tegelikult seda sektorit ei ole ja see tuli välja alles siis, kui inimesed jõudsid juba saali. Meil õnneks seoses, kuna meil on loožikorrus ja seal oli väga palju pimedaid loože, siis meil oli vaja panna asenduskohti igaks juhuks neile bronni mujal ümber saali. Ja siis me lihtsalt väga kiiresti need 69 inimest, mis on päris suur number, lihtsalt tõstsime ümber tegelikult isegi parematele kohtadele, et natukene läks õnneks. Probleemideta üritust nii suure publiku arvu puhul ei ole olemas. Piletilevi nende aastate puhtalt selle kogemuse ja hea kogemuse ja samuti eksimiste najal on tegelikult õppinud väga hästi just toime tulema, et me teame, et serverid peavad vastu, kui korraga 14 väraval skännitakse inimesi, et selles suhtes asi töötab. Hea meelelahutus on siis, kui inimene tuleb kontserdile ja peale lahkumist ta pole tähele pannud, et kuskil oli turvafirma, kuskil oli piletilevi, võib-olla garderoobiteenus, aga ta siis tegelikult nendel osadel ei mõelnud, et nad olid omakorda samale, kõik need pooled olid nähtamatud. Ja ta tuli ja ta sai selle täieliku elamuse sealt lava pealt ja see, mida meie teeme ja mida piletilevi teeb, on nagu natukene nähtamatu. Ma tean, et turundus ei tahagi kuulda sellest, et on nähtamatu, aga see mingil määral nagu on hästi oluline. Eesti publik on küll tihti natukene tagasihoidlik, aga selle hea meelelahutuse definitsiooni saan ma kätte juba siis, kui ma saalis korragi kuulen, et üle saali käib üks ühtlane siuke rahvaheli, siis juba vist on nagu hästi tehtud midagi. Mina seda pealt ei näinud, see on meie kliendi produktsiooni poole pealt siis tulnud lugu ja jutt, aga see on väga tore, et meil oli Iron Maideni kontsert Saku Suurhallis täisvahe välja müüdud. Aga number üks asi, mis tegelikult oli ka mulle väga tore Iron Maideni kuulaja fännina, et nad tegelikult bookisid maja nädal aega varem enne kontserti ja see oli tuuri esimene kontsert, nad tegid kogu produktsiooniga proovi, ehk siis istuda kontoris ja Excelis numbreid kokku panna, samal ajal kuulata, kuidas Bruce Dickinson sulle laulab, on päris tore. Kuna ikkagi tuuri esimene kontsert, siis oli vaja kuskilt mingit kostüümi läbi mõelda ja Bruce Dickinson tahtis väga endale äkki tahtis, ma võin nüüd riideesenaga eksida, aga mingit kamo riietust, kamo jakki või tagi või midagi. Vaadati, et suurel jäädal Paldiski maantee ääres on üks militaarpood ja siis pandi Bruce Dickinson ühele poisile autole, sõideti sinna militaarpoodi, vaadati, et parkla on tühi, et saab vist rahulikult kuulsa inimesega poodi minna, astusid militaarpoodi sisse ja leti taga seisis Iron Maideni särgiga klienditeenindaja, kellel kohe kukkus nagu, et ma olen väikses suvalises Eestis militaarpoes suvalise Paldiski maantee ääres ja mulle poest asub sisse Bruce Dickinson samal ajal, kui on Iron Maideni särk seljas. Sellel mehel ilmselt jääb see päev eluks ajaks meelde. Palju õnne piletilevi, järgmise eduka 25 aastat terviseks!